aga lähme siit edasi. Coca Zero on saatanast. Kas Coca Zero on saatanast? Ma sõimasin kõik läbi ju. Veega või? Vesi versus Coca. No siis muidugi on, jah. Kas Coca Zero on saatanast? Kindlasti. Aga mis ei ole? Aga mis siin elus ei ole? Ega ma arvan, et see ökokapsas, mis seal poes on ka, et nagu see on ka kaheldav võib-olla. Seniks, kuni sa, näiteks kui me võtame toiduga on ja kui sa ei võta seda oma karjamaalt või heinamaalt või aias, siis nagu tegelikult sa ei saa mitte milleski kindel olla, on ja. Võtaks selle Coca Zero, räägiks selle siis lahti põhimõtteliselt. Kas teie joote Coca Zerot? Ja. Ma ka vahepeal. Kui tahan, siis joon, jah. Ja, ma ka. ma kunagi arvan, et ma ei tee seda. Et selles mõttes, kui ma restoranis olen, siis kui midagi muud ei ole, loomulikult ma võtan Coca Zero. Et jällegi, ma ei mõista, kuidas see kuidagi see ühiskondlik mingisugune positsioon selline sai, kui mina ütlesin seda, et minu probleem oli selles, et ma jõin enne sinuga alustamist 5 Pepsi Maxi päevas, mida ma tegin oma mikrobiomiga ja oma veresuhkruga. Suhkruga või? Veresuhkruga. Ei, aga suhkruga Pepsi. Ei, Pepsi Max nagu on ilma, see oli zero sugar. Ja kuidas ma tapsin oma organismi, sest mul oli nii suur magusa janu. Ja ma jõingi siis 5 tükki päevas. Ja mida ma tahtsin öelda on see, et ikkagi ta on nagu loll harjumus, kui sa hakkad asendama igapäevaselt sellises koguses, et Coca Zero võiks olla miski, mida sa tõesti nagu special occasionitel võtad. Aga mina oli igapäevane. Me kõik teame, et vesi on parem kui Coca Zero, on ju. Me kõik teame, et jama sees, aga vahest me elame 21. sajandil. Üks päev me sureme niikuinii. Elu lõpeb alati surmaga. Nii et nagu... Täpselt. Aga siin on, vaata, Kristlin Kuuskema võiks siin olla praegu. Sest siis ma tunneks, et te olete seal pool ja ma olen Kristliniga siin. Kui happerine see kõik on ja mis see teeb nagu naise mikrobiomiga kõige muuga. Et sellest on vaja lihtsalt lahti saada. See on kalorid kõrvale jättes, et ma ei räägi seda kaalulangetuse koha pealt, kui sa tahad alla võtta ja vahepeal võtad, on see väga okei, aga lihtsalt igapäevaselt kuidagi see loll harjumus nagu... Kogustest, kodukordadest. Kas sa jood iga päev 5 tükki või 6-1? No 6-1 on täitsa savi. Või sa jood oma 0,3 see Coca-Cola Zero kuskile toidu kõrvale ära ja no... Liigud edasi. Panen nii hästi. Ja kui keegi joob alkoholi selle asemel on nagu nii normaalne. Täpselt, et selles mõttes nagu ma arvan, et kõikidest maailma pahedest, mis on võimalik, on see ikka nagu mitte midagi. Ja, sellega ma olen päri. Aga mina ise jõin kunagi 5 tükki, nüüd ma joon vahepeal harva, aga pigem ma olen nende mingite köögiviljamahlade peal. Üks huvitav lause. Ozempic tõestas kogu ühiskonnale, et body positivity oli laiskade lohutus. Burn me. Angela. No, trigerdab kedagi või? Kas sa oled näinud Tareeli How Life Feels, kui sa pole paks? Jälgid. Täiesti haige inimene on Angela Apsaranovst. Su sotsiaalmeedia nagu, mis sul viimane kord mingi veel oli, et vähemalt ma ei pane raha alkoholile narksile. Alligi, et vahest ma tunnen halvasti, et ma ostan mingi disainer käekotte ja riideid, aga siis ma mõtlen, et osad inimesed panevad raha nagu narkootikumid ja alkoholi ja siis mul nagu... Aga body positivity ja Ozempic, tegelikult seda ma lugesin, see nii lihtsalt... Aga hakkame järjest vaatama, võtame ette kõik need inimesed, kes olid seal ülekaalus, ütlesid body positivity, ärge judge'ige mind, plus size, women are healthy, beautiful, mida iganes. Ja nüüd kõik hakkasid Ozempicut tegema, tulid tagasi normaalkaalu. Ja kõik lähevad fit-modeli laval. jah, meil oli... Ja, ongi. Lõpuks lõpeb see sellega, et nagu võtavad alla ja siis kõik on pärast fit-modeli laval. Ozempicuga nii palju, kui ma lugesin, siis kõige hullem oht on seal see, et eriti kui on 40+ naised, et nad võtavad selle lihasmassi arvelt ja siis kohe kõik vajub täielikult. See ei ole ainult lihasmass, seal läheb see asi veel sügavamale, me räägime luutihedustest, me räägime kõikidest muudest probleemidest, silmanägemisest, asjadest võid ilma jääda, võtame lahti, hakkame vaatama nagu. Nüüd on juba päris palju uuringuid välja tulnud, et kui see alguses tuli on ja siis keegi väga midagi ei teadnud, okei, teeme, aga nüüd on juba väiksed uuringud tulnud, et mida see tegelikult inimesega teeb. Seda me näeme alles aastate pärast. No, aga vaata, see on nagu mõnes mõttes see, et iga see mingi magic pill on siin. Fakt on ka see kõik, mis sulle lühiajaliselt annabki kiirelt tulemuse. Sellel on täpselt see teine pool, mis